Eelmisel nädalal toimunud USA ja Ukraina riigipeade kohtumist võib oma mõjult võrrelda USA asepresidendi J.D. Vance'i kõnega Müncheni julgeolekukonverentsil. Kui toona sai räägitud tektoonilisest nihkest geopoliitilisel väljal, siis nüüd ei ole kohatu rääkida maavärinast. Ma ei soovi siinkohal spekuleerida maailma avalikkuses lahti rullitud spektaakli tagamaade üle ega püüa ka analüüsida erinevate osapoolte võimalikke eesmärke. Selle asemel võtan vaatluse alla mõned Valge Maja ovaalkabinetis lahvatanud konfliktist tõukunud protsessid ja nende esialgse mõju Eestile. Pole teada, kas Zelenski saabus Washingtoni ühese eesmärgiga lappida ajalooliselt viletsaid suhteid Trumpiga ja kindlustada endale iga hinna eest USA majandushuvidest lähtuv toetus sõjas Venemaaga või suunasid tema käitumist kulisside tagused nõuanded paljastada president Trumpi provotseerides viimase tegelik pale. Igatahes päädis see kohtumine kitsamalt Zelenski isiku ja laiemalt Ukraina jaoks omamoodi katastroofiga. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This a entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? Today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet. You haven't been alone. In this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe new. Less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, I tell you. Just say thank you. I said a lot of times to American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. Sõnasõja järgselt Valgest Majast pikema jututa välja eskorditud Zelenski lahkus USA-st mavarade lepingut allkirjastamata, olles mitte ainult käristanud laiemaks lõhe Kiievi ja Washingtoni vahel, vaid ühtlasi pooltahtmatult tõmmanud kardina eest Euroopas valitsevalt totaalselt peataolekult. Seega võiks ka küsida, kelle mängu Zelenski õieti mängis, kelle huvides tegutses. Sama küsimuse võiks esitada mitmete Euroopa juhtfiguuride, nii poliitikute kui ka tippametnike suhtes. On päris kummaline, et loosungid kuningas on alasti lehvitavad innukalt inimesed, kes ise on kujundlikult öeldes nudistide ranna püsiasukad. Nii kutsus koheselt pärast Zelenski fiaskot Euroopa Liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas leidma vabale maailmale uut liidrit, sest tema hinnangul on Euroopa senine taktika Trumpi meelitada läbi kukkunud. Kallase sõnul jättis Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni visiit Washingtoni eurooplastele mulje, et ehk õnnestub Valge Maja ilusate sõnadega Ukraina pool hoida.
Nüüd näib aga, et eelmise aasta sügisest saati täiskäigul toimunud meelitustaktika ei kanna ikkagi vilja. Selle äratundmise väljendusena kandis välispoliitika korüfee renomeega Eesti Vabariigi ekspresident Toomas Hendrik Ilves USA meie julgeoleku tagajana avalikult maha, öeldes, et viimast ei saa enam usaldada. Kujutate ette? Huvitav lähenemine, kas pole, mis võimaldab Venemaa külje all paikneva mikroriigi poliitilisel establishmentil käituda aastakümneid Venemaa suunal varjamatu vaenulikkusega, lootes sedasi ameeriklastele muljet avaldada ja tagada seeläbi nende kaitse, ent kuulutab samas esimeste erimeelsuste ilmnemisel usalduse kaotust ka USA suhtes. Kuna usku Jumalasse samuti ei ole, jääb küsimuseks, kellele või millele siis üleüldse loodetakse. Kuigi Trump ütles hiljuti, tõsi, suhteliselt ebalevas toonis, et USA on pühendunud NATOle ja selle osana ka Balti riikide julgeoleku tagamisele, jääb paraku mulje, nagu pingutaks meie establishment maksimaalselt, et see olukord muutuks. I'm very committed to Poland. What about the Baltics? Poland's in a tough neighborhood, you know. What about the Baltics? The Baltics, they got a lot of, it's a tough neighborhood too, but we're committed. We're going to be very committed, and we're committed to NATO. Niisiis võtab olukorra absurdsus üha muljetavaldavamaid pöördeid. Meie filmid ei võida Oscareid. Tiigrihüppest on möödas mitukümmend aastat ja viimasel ajal ei lähe ka meie sportlastel kõige paremini. Aga ometi on meil põhjust uhke olla, sest selliseid asju ei juhtu ju iga päev, et lihtsast Eesti perest pärit tüdruk lõpetab globaalse pimenduse ja vallandab vaba maailma juhi. Nagu elustuks meie kõigi silme all Delacroix maal Vabadus viib rahva barrikaadidele või kui Gustav Suitsu parafraseerida, siis on tegemist elulise näitega sellest, kuidas üks eestlane sai tõepoolest eurooplaseks. Muidugi ei ole Kallas oma ideoloogilist nartsitsistlikus krambis üksi. Oma toetust Zelenskile avaldasid momentaalselt paljud läänemaailma liidrid, kusjuures sotsiaalmeedia formaalsete sissekannete identne sõnastus jättis mulje nende kesksest suunamisest. Sümptomaatiliselt säutsus läbi Euroliidu tippbürokraatide hingetusüsteem. Mitmed riigipead esinesid ka individuaalsete julgustavate sõnumitega, mistõttu näis esialgne pealiskaudne pilt võitluslik ja ühtset optimismi tekitav. Kahjuks oli tegemist juba kurikuulsaks saanud õõnsa euroretoorikaga ja esimesed tõsised mõrad hakkasid hargnema koheselt pärast esimeste iseseisvate sammude astumist. Muu hulgas on olnud nende mõrade ilminguks Eesti kõrvale jätmine mitmetelt järjestikustelt tippkohtumistelt. Mäletatavasti kutsus president Macron juba pärast Müncheni julgeolekukonverentsi Euroopa riikide valitsusjuhid Pariisi, et arutada muret seoses Euroopa väljajätmisega Venemaa ja USA rahukõnelustelt Ukraina asjus. Ent Eesti kutset ei saanud. Ei saanud kutset vaatamata sellele, et oleme aastaid oma peaministrite tasemelt kuulnud, et meie sõna maksab nii siin kui ka sealpool Atlandi ookeani. Meiega arvestatakse, meist peetakse lugu, meid kuulatakse ja et oleme koheldud võrdsena võrdsete seas. Meid usaldatakse, meid kuulatakse ja meie seisukohtadega arvestatakse. Ei saanud kutset ka vaatamata sellele, et pikki aastaid aitasime oma kaitseväega kindlustada prantslaste koloniaalhuve Malis. Eurokohtumisele kohaselt tehti Pariisis suuri sõnu ning muu hulgas avaldas Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer, et praegu valitseb julgeolekus olukord, mida esineb vaid üks kord inimpõlves, mistõttu peab Euroopa võtma NATOs selgelt suurema rolli. Kuna aga üritus lõppes ootuspäraselt ei millegagi, otsustas Macron minna teisele ringile, sedapuhku kaasates ka seni vähemateks peetud riike. Eestilegi anti võimalus osaleda. Tõsi, vaid videosilla vahendusel. Muljed kohtumiselt olid aga sedavõrd ebamäärased, et isegi peaminister Michal kasutas kommentaarides korduvalt laia tõlgendusruumi võimaldavat formulatsiooni mulle tundus, et ja nii edasi. Tuleb aga tähele panna Michali ülestunnistust, et Eestit on ju peetud isegi peaaegu paranoiliseks Eesti seeski, kui hoiatatakse Venemaa ohu eest. Seda ütles aga peaminister, kelle erakond on teinud piirilepinguga Venemaale territoriaalseid loovutusi, kelle erakonnakaaslased on lobistanud Venemaaga viisavabaduse kehtestamist, korraldanud kaitseväeluure kohimist, kavandanud hiilivat ajateenistuse kaotamist, seisnud vastu mitmetele olulistele relvahangetele ja naeruvääristanud iseseisvale kaitsevõimele toetuvat plaan B-d.
rääkimata Reformierakonna endise juhi ja peaministri õitsvast Venemaa suunalisest pereärist. Võta nüüd kinni, mida Michal Venemaa ohu eest hoiatamisest rääkides õieti silmas pidas. Praegu endiselt vaba maailma uue liidri otsingutele pühendunud Kaja Kallas pidanuks aga eelmisel nädalal kohtuma Washingtonis USA välisministri Marco Rubioga. Ent teatavasti lasi too viimasel minutil kokkusaamise tühistada ja teadaolevalt pole tänaseni uut sobivat aega leitud. Külmalt riigidepartemangu ukse taha jäetud Kallase pressiesindaja sõnul jäi kohtumine ära pelgalt graafikuga seotud probleemide tõttu ning väidetavalt olnudki see kohtumine üpris vähe oluline, sest Kallas ja Rubio kohtusid juba Müncheni julgeolekukonverentsil. Siiski on enam kui tõenäoline, et tegelikult tühistas Rubio kõrgetasemelise kohtumise mitte niivõrd väljendamaks oma suhtumist Euroopa Liitu, kuigi ilmselt ka sellepärast, vaid karistas drakoonilise ebaprotokolaarsusega Kallast isiklikult. Vaevalt asub infoajastul arvata, et Trumpi administratsioon ei pea presidendi suhtes varem varjamatut põlgust üles näidanute ja talle otseselt vastu töötanute osas isikutoimikuid. Ühtlasi pole see ka esimene kord, kui Rubio Eesti vasakliberaalseid võimupoliitikuid lihtsalt eirab. Mäletatavasti vestles ta pärast Trumpi ametisse saamist küll Leedu ja Läti välisministritega, jättis aga kõrvale Eesti välisministri Margus Tsahkna. Ka Tsahkna püüdis end õigustada juttudega kalendrikonfliktist ehk väidetavalt ei suutnud kaks ülimalt hõivatud meest mõlemale sobivas ajas kokku leppida. Igati usutav selgitus, või siis mitte. Seejuures tasub märkida, et loomulikult ei jäänud Kallase torge ehk jutt vajadusest otsida USA asemele uut vaba maailma liidrit teisel pool Atlandit märkamata. Sarnaselt USA asepresidendile J.D. Vance'ile ütles välisminister Marco Rubio teleintervjuus rahulikult, et lapsikute loosungite lehvitajad võiksid parem rääkida sellest, et kui venelastega ei olda valmis suhtlemagi, siis milline on nende endi plaan sõja lõpetamiseks? Plaan, mida loomulikult ei eksisteerigi. I saw the comments tonight from the leader of the EU saying there needs a new leader of the free world. I mean, these people are just playing silly games and saying these things. What is their exit strategy? What is anybody else's exit strategy? The only person on the planet who is actively trying to bring an end to this conflict is named Donald Trump, the president of the United States. He's the only one that's trying to do it, and we should be helping him to achieve it. And so do I think it's possible? Yeah, I hope it's possible, because that's what we do try to do at the Department of State, is we try to bring end to conflicts, not start new ones, and certainly not extend them. Toodud äpardustega Eesti alanduste ahel siiski ei lõppenud. Pärast plahvatust ovaalkabinetis teatas samuti Washingtonis tühjade pihkudega minema saadetud Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer, et kutsub 18 riigi esindajad Londonisse Ukraina sõda käsitlevale kriisinõupidamisele. Teiste hulgas võtsid kõnelustest osa NATO peasekretär Mark Rutte, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Euroopa Nõukogu president Antonio Costa, Kanada peaminister Justin Trudeau, Türgi välisminister Hakan Fidan ja mõistagi Ukraina president Zelenski. Ülipüüdlikke ja enesesõnul vägagi autoriteetseid Balti riike aga taaskord kohtumisele ei kutsutud. Mööndusena võimaldati president Karisel öelda mõned sõnad, jällegi videosilla vahendusel, seejärel aga jätkus valitute kohtumine suletud uste taga. Võidumees Zelenski lendas Londonist koju mitmemiljardilise rahatšekiga, osaliselt külmutatud Vene varadelt omastatud intresside arvelt. Aga nii-öelda liitlased jäid edasiste sammude osas taaskord erimeelseiks. Kõige krooniks oli peaminister Starmer sunnitud nentima, et ehkki loodav tahteliste koalitsioon ehk Coalition of the Willing on põhimõtteliselt valmis saatma rahuvalveväed Ukrainasse, on mis tahes selliste plaanide eelduseks ikkagi USA sõjalise toetuse olemasolu. Europe must do the heavy lifting. But to support peace in our continent and to succeed, this effort must have strong US backing. Ehk siis Ühendkuningriik deklareeris oma peaministri isikus jõuliselt valmidust astuda Venemaaga sõjalisse konfrontatsiooni, ent seda vaid tingimusel, et USA katab tema seljatagust. Sellise avalduse tühikõlalisus meenutab möödunud nädalal Valges Majas aset leidnud seika, kus Trump tõi kaamerate ees kontrasti Ühendkuningriigi suurejoonelise retoorika ja armetu militaarse võimekuse vahel reljeefselt esile, tehes seejuures Starmerist avaliku naerualuse. You know, the British have been incredible soldiers, incredible military.
and they can take care of themselves. But if they need help, I'll always be with the British, okay? I'll always be with them. But they don't need help. You look at their career, you have done very well over the years, haven't you? We have. I'm very proud of our country. And we've also always been there backing each other up between our two countries. That is why this is the greatest alliance for prosperity and security I think the world has ever seen. Whenever necessary, we've absolutely backed each other up, and that's at the Could you take on Russia by yourselves? Well, Vaid päev pärast Londoni kohtumist, mis oli mõeldud demonstreerima Euroopa liitlaste üksmeelt, ilmnesid aga olulised vastuolud ka Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vahel. London distantseeris end president Macroni ühekuulise relvarahu ettepanekust, Poola kordas aga, et ei kavatse oma vägesid Ukrainasse saata ning Kiiev väljendas üldse otsustavat vastuseisu igasugusele lahingutegevuse peatamisele ilma selgete julgeolekugarantiideta, mis tähendab sisuliselt lubadust olla valmis sekkuma Ukraina poolel sõtta Venemaa vastu. Selles kontekstis meenub USA Ukraina erisaadiku Keith Kelloggi varasem osutus, et 2014. ja 2015. aasta Minski rahulepped äpardusid paljuski just seetõttu, et neil oli liiga palju osapooli. Pole välistatud, et tal ongi õigus. Tühikargajatest üdinud Trump vastas kõigele seni kirjeldatule Ukrainale antava sõjalise abi külmutamisega, olles eelnevalt teinud oma sotsiaalmeedia platvormil jõulise avalduse, et USA ei kavatse enam pikalt rahupüüdlustele vastutöötamist taluda. Juba samal päeval, ehk veel enne, kui USA jõudis teatada ka luureandmete jagamise lõpetamisest, kehastus pärast ovaalkabineti kohtumist meediast tulise eneseõigustamisega tegelenud endisest näitlejast Zelenski radikaalselt ümber ja kinnitas vaguralt, et ta siiralt kahetseb juhtunut, vabandab, soovib sõlmida maavarade lepingu ja on koheselt valmis Trumpi juhtimise all tegema tõsist tööd rahu saavutamise nimel. Ka Euroopa liidritelt laekunud tagasisidest kumas läbi nende soov jätkata pigem koostööd diktaatoriks tembeldatud Trumpiga, selmet liikuda revolutsioonilise sõjaprintsessi juhtimisel valguse poole. Nii palju siis mõne aasta eest Sean Pennilt Oscari vastu võtnud näitleja erinevatest rollisooritustest. Aga tahaksin veel kord tulla tagasi Pariisi ja Londoni kohtumiste juurde. Kui president Macron on üritanud juba aastaid püsida pildil Euroopa ühendaja ja päästjana, siis viimasel ajal püüab asuda seda kuvandit kehastama ka peaminister Starmer. See toob aga esile ajaloolised paralleelid. 19. sajandi Suurbritannia ajalooga rohkem kursis olevad inimesed ilmselt teavad konservatiivset tiiba esindanud peaministri Benjamin Disraeli mõõduvõtmist tema peamise oponendi, liberaalide juhi William Gladstone'iga. Perioodi, mille Ottomani impeeriumi lagunemise ja Vene impeeriumi jätkuva enesekehtestamise pinnal võitlesid viktoriaanlikus Ühendkuningriigis strateegiline realism ja moraliseeriv idealism. Toona jäi peale neist esimene. Ent sellest ajast on tänaseks omajagu vett merre voolanud ning Ühendkuningriik pole enam impeerium selle klassikalises tähenduses. Oma kõrgajal tervelt viiendiku planeedi maismaast hõlmanud suurvõim imeti pärast teist maailmasõda Lend-Lease programmi maksetega verest tühjaks ja viimane kirstunael löödi Suessi kriisiga 1956. aastal, mil Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, alludes USA ja Nõukogude Liidu ühisele survele, sisuliselt lõpetasid oma globaalse haardega välispoliitilise isetegevuse. Aga mälestus kunagisest kuldajast on nukraks tegevalt veetlev ja ka saatanlikult ahvatlev. Kui vaid ei peaks tegelema selle tüütu realismiga. Realismiga, mis tuletas end Starmerile valusalt meelde, kui kohtumisel Trumpiga käskis viimane tal pikema jututa suu kinni panna. You mentioned Canada. I think you're trying to find a divide between us that doesn't exist. We're the closest of nations, and we had very good discussions today, but we didn't discuss Canada. Thank you. Lisaks on eelnevalt osutatud kriisiformaatide juures mõtlema panevaks momendiks asjaolu, et nagu Pariisis, niipidi ka Londonis Põhjala ja Balti ehk nii-öelda NB8 riike esindama Taani. Väidetavalt suutsid Norra, Rootsi ja Soome ent mingi tagaukse kaudu viimase kohtumise osalejate nimekirja sokutada, ent omaette tõsiseks küsimuseks on Taanile antud volituste ulatus. Olukord, kus me oleme potentsiaalseteks rinderiikideks, ent arutelu ilma USA-ta Venemaa vastu sõjapidamise tuleviku üle peetakse ilma meieta, peaks olema karjuvalt alarmeeriv.
Balti riikide kõrvalejätmine Euroopa riikide enamuse temaatilistelt aruteludelt ja seda juba teist korda paari nädala jooksul nähtavalt häiris Eesti niinimetatud välispoliitika kõneisikuid. Kuid samas kaamerate ilmuti siiski kunstlikult vaprate nägudega. Välisminister Tsahkna ühelt poolt küll tunnistas, et järjekordne kõrvalejäämine näeb väga halb välja, ent teiselt poolt said tema sõnul Eesti sõnumid siiski kohale toimetatud, mistõttu ei maksa toimunus suurt traagikat näha. Vastupidi, kodutanumalt omamaisele meediale kõneledes avaldas ta koguni rahulolu, et Ühendkuningriik ja Prantsusmaa haarasid Ukraina toetuseks tahtekoalitsiooni loomiseks initsiatiivi. Peaminister Michal selgitas samas vaimus, et Euroopas polevat probleeme meiega, vaid hoopis paari riigiga, kes kordavad Kremli retoorikat. Ehk siis Eesti kõrvalejätmine teenib huvi jätta kõrvale ka Ungari ja Slovakkia ning see on hind, mida me oleme igati nõus maksma. Kokkuvõttes ei sobi me neile, kelle suunal oleme haukunud, ent meid jäetakse kõrvale ka nende poolt, kellel oleme mõõdutundetult takka kiitnud. Seepärast meiega ei arvestatagi ja see justkui ongi kokkuvõttes Eestile parim. Olgem ausad, niisuguse jutu peale võiks öelda, et juhe kipub kokku jooksma. Ent samas peaksime meie välis- ja kaitsepoliitilisi narratiive silmas pidades olema sellega juba harjunud. Näiteks vabariigi aastapäeva eel Tartus peetud kõnes ütles peaminister Michal, tsiteerin: "Annan teile lubaduse, et riigi julgeoleku ja turvalisuse tagamisel me kompromisse ei tee. Iseseisvus ei ole tingitav kaup, see on absoluut." Hämmastavad avaldused, kas pole? Esiteks ei ole ju keegi väljaspoolne meie iseseisvust küsimuse alla seadnudki. Teiseks oleme aga ise viimase 25 aasta jooksul suurte sammudega ja üha kasvavas tempos iseseisvuse ideaalist eemaldunud. Me oleks ju võinud Euroliiduga liitumise eelselt vähemalt proovidagi omale paremaid tingimusi kaubelda. Aga eks oli juba siis selge, et see uus niinimetatud iseseisvus ei ole tingitav kaup. Ja mõistagi ei tee nii-öelda progressiivsed jõud julgeoleku ja turvalisuse tagamisel kompromisse. Kui Eestile peaks kaitsetagatisi pakkuma Kremli-meelses inforuumis opereeriv president Trump, siis on meie kohus sirgeselgselt ja otsustavalt keelduda. Sest nagu kunagi sõnastas ideoloogiliselt laetud president Kersti Kaljulaid, meie front on liberaalsed demokraatlikud vabadused, ärme hägusta seda pilti. Just selline on absurdiruum, millest end igapäevaselt leiame. Oma 1774. aastal avaldatud pamfletis The Patriot ehk Patriot kirjeldas ja kritiseeris Briti konservatiivne intellektuaal Samuel Johnson teravalt nähtust, mida ta nimetas libapatriotismiks. Tuntuks on saanud tema avaldus Patriotism is the last refuge of the scoundrel ehk patriotism on kaabaka viimane pelgupaik. Leebemal juhul õhkavad libapatrioodid oma isamaa armastust põhjusel, et viisil või teisel sõltub nende isiklik aineline heaolu konkreetse riigi või riigikorra püsimisest. See tähendab, riik või riigikord on nende isikliku heaolu tagatiseks või isegi oma rahva riisumise vahendiks. Raskema kaalukategooria libapatrioodid kasutavad täispektrilist patriotismikaarti aga kilbi, viigilehe või kamuflaažina otseselt riigivastase tegevuse võimaldaja ja võimestajana. Sageli võibki libapatrioodi ära tunda kunstliku rukkilille puru alt kostva sõjaka ja agressiivse retoorika kaudu. Suurejooneliste sõnade kaudu, millel puudub vähegi oluline korrelatsioon nende väljalausu ja tegudega. Kui Antiik-Rooma ühe tuntuma patriotismi eeskõneleja Cicero jaoks oli isamaa eest võitlemine ning selle nimel suremine üks suurimaid patriotismi ilminguid, siis hilisemad liberaalsed ja progressiivsed teooriad on seadnud oma riigi ja rahva huvide esiletõstmise kahtluse alla. Tuginedes printsiibile rahvaste võrdsusest, on riigi nimirahvuselt võetud vastutus omanimelise riigi käekäigu eest. Nüüdseks on juba aastakümneid kasvatanud maailmaküla hallid kardinalid ja spindoktorid uusi põlvkondi moodsa kärgpere mudeli kohaselt, mis näeb ette, et laps peaks isetult ja tingimusteta armastama kõiki oma arvukaid vanemaid, sealhulgas isa uut meest. Tulemuseks on uue generatsiooni poliitikud nagu WEF-i ehk Maailma Majandusfoorumi noortejuhtide programmi läbinud Saksamaa välisminister Anna-Lena Baerbock, kes ei häbene otsesõnu välja öelda, et kui ta on andnud lubaduse teise riigi, konkreetsel juhul Ukraina inimestele toetada neid senikaua, kuni nad seda vajavad, siis tahab ta tingimata sellest kinni pidada ja teda absoluutselt ei huvita, mida arvavad sellest sakslased.
tema valijad. Sellised avaldused ütlevad euroopalike, niinimetatud demokraatlike väärtuste kohta vägagi palju. Just nagu ütlevad need palju neid samu väärtusi kehastava Eesti poliitilise ja bürokraatliku establishmendi kohta. But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver. No matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. Samal ajal, kui Euroopa senine julgeolekuarhitektuur on seatud Euroopa liidrite eneste poolt küsimuse alla ja toimumas on märgilised mullistused, leidsid hiiglasliku tuugenitehingu, et mitte öelda monumentaalkelmuse tõrkest äärmuseni kurnatud rinderiigi valitsuse võtmeliikmed parima momendi aja mahavõtmiseks. Nii eelmisel kui ka sel nädalal on korraga puhkusel olnud kõik riigi julgeoleku eest vastutavad valitsuse liikmed, ehk kompromisse välistav absoluutne peaminister Kristen Michal, suurt pilti valdav kaitseminister Hanno Pevkur ja nunnadega ebavõrdset, ent seda innukamat võitlust pidav siseminister Lauri Läänemets. Andke andeks, aga millisest tõsisest riigimehelikust suhtumisest ja valitsusvastutuse raske koorma kandmisest me siin õieti räägime? Pigem business as usual ehk töö nagu töö ikka. Aga eks siin peab ka Eesti valija hakkama enesele esitama tõsiseid küsimusi, sest töö, nagu öeldakse, valmib ju tellija materjalist. Mida tahtagi, kui kriitilist koostööd meie ees sõdiva Ukraina riigikaitsestruktuuridega, sealhulgas seal endiselt tooni andvate ultranatsionalistlike grupeeringutega juhib kaitseminister Pevkur, kes ei ole läbinud kohustuslikku kaitseväeteenistust, pole ka kaitseliitlane ja kelle bakalaureuse töö kandis pealkirja kohaliku omavalitsusüksuse sisemise detsentraliseerimise probleeme osavalla ja linnaosa näitel. Olukorras, kus aina enam on hakatud kõnelema diplomaatilise lahenduse leidmise möödapääsmatusest Ukrainas, on Eesti välisministriks ehk esidiplomaadiks vaid keskharidust omav ja erakondade matt ja kuulsusega ilma elementaarse diplomaatilise võimekuseta Tsahkna. Asjaolu, et oma usutavuse rõhutamiseks ei häbene kõnealune järjepanu viitamast oma pool aastat väldelnud koha täitmisele kaitseministri kohal, on siinkohal äärmiselt kõnekas. Pole ime, et USA välisminister Rubio ei suuda temas kolleegi näha. Tihti avalikkuse ees välis- ja julgeolekupoliitika eksperdina esineva Riigikogu riigikaitsekomisjoni juhi Kalev Stoicescu arvates näib aga USA presidendil Donald Trumpil olevat sassis, kes on Ukraina sõjas agressor ja kes ohver ning kes on tema liitlased ja kes vastased. Eesti Rahvusringhäälingu platvormil esinedes andis Stoicescu Trumpi, Vance'i ja Zelenski kohtumisele hävitava hinnangu. Tsiteerin. See, mida me nägime, on väga kahetsusväärne ja see ei ole diplomaatia. See on selline madalseis juba, mida ma väga loodan ei ületata enam. Olgu täpsustuseks lisatud, et kriitika oli sihitud USA suunas, sihitud osapoolele, kes on kõiki poolt ja vastuargumente põhjalikult vaagides jõudnud selgele veendumusele Ukraina sõja edasise toetamise perspektiivituses. Jõule, mis suudab rakendada väga mitmekihilist diplomaatiat, aga on vajadusel valmis oma positsioone jõustama ka reljeefsemas vormis. Ehk tegema just seda, milleks paraku eelmisel nädalal vajadus tekkis. Endise diplomaadina, sealhulgas Eesti Vabariigi suursaadikuna USA-s, oleks Stoicescu sõnadel justkui kaalu. Ent paraku on tegemist sedasorti tasakaaluka eksperdi, analüütiku ja läbirääkijaga, kes alles eelmise aasta lõpul avaldas, et mis tahes rahuläbirääkimised sõja lõpetamiseks ei ole kindlasti liikumine positiivses suunas ning ainus viis jõudude vahekorra muutmiseks on sõja viimine Venemaa territooriumile. Et vaherahu tegemise ja läbirääkimiste alustamisega ei tohi kiirustada, esmalt tuleb Venemaad nõrgestada massiivsete, täpsete ja hävitavate kauglöökide abil. Et Venemaad tuleb jõuga rahule sundida, teda ei saa rahule meelitada mis tahes diplomaatiliste võtete, telefonikõnede ja konverentsidega. Ukraina NATO liikmelisuse veendunud apologeedina leidis Stoicescu koguni, et NATO liikmelisus tähendaks praktiliselt automaatselt USA, aga ka Suurbritannia ja Prantsusmaa tuumavihmavarju laiendamist Ukraina territooriumile ja seda, tsiteerin, selles ulatuses, mida Ukraina riik kontrolliks suveräänselt. Nagu mõtlemisvõimelised inimesed mõistavad, käib siin jutt juba niisugusel tasemel enesehävituslikust mõistuse varjutusest, mida pole mõtet täiendavalt kommenteerida. Sugugi ei soovi rahuneda ka Stoicescu erakonnakaaslane, kunagine pikaaegne välisministeeriumi kantsler ja Euroopa Parlamendi saadik,
liikluspurjutaja, episoodiline edutu tänavakakleja, nüüdne taidluskollektiivi Eesti 200 taustatantsija Indrek Tarand. Kõrgkultuuri ja intelligentsi esindajana annab ta USA-le kurja kuulutavat nõu sõtta astumisega mitte viivitada. Tsiteerin. Praegu on aga mõistlik lõpuks ometi teadmiseks võtta lihtne tõsiasi. Ameerika kultuuriline allakäik on viinud poliitilise tulemuseni ja meie võimuses ei ole seda muuta. USA on juba 2 korda maailmasõtta saabunud hilinemisega, ei ole välistatud, et praegune absoluutselt arusaamatutest tegelastest koosnev juhtkond loodab niinimetatud 3. ilmasõtta mitte kunagi sattuda. Niisiis on oodatava katastroofi veerel rahulolevalt käsi hõõruva Tarandi hinnangul 3. maailmasõja puhkemine põhimõtteliselt vältimatu ja omasuguste ülesandeks peab ta seda asjaolu USA ebakompetentsele juhtkonnale talle nii omase arrogantsiga meelde tuletada. Tarandi arutluse tase on võrreldav sellega, kuidas arutleb Euroliidus kõrgele ametikohale pääsenud, ent paraku üha suuremaks rahvusvaheliseks naerualuseks kujunev sajandi eestlane Kaja Kallas. Ühe näitena paljudest võib tuua esile eeldatava välispoliitika süvaasjatundja hiljutisel lapsikult primitiivse jutu Hudsoni instituudis, kus ta kõneles pärast Rubio poolt ukse taha jätmist. But China is so much bigger economy than Russia is, with so much bigger military than Russia is. So if you're saying that you're not able to beat, that we collectively are not able to really pressure Russia so much that it would have an effect, because then how do you say that you're able to take on China risk? My point is, I just want I think we all got the point. No, if we don't get Russia right, we don't get China right either. Yep. That's my point. Jällegi kommentaarid oleksin ülearused. Siiski võib kujutada ette, et seda juttu kuulates hoiti diplomaatilistes ringkondades peast kinni või katkuti koguni juukseid. Aga paraku nii ongi, et eurobürokraatide diktaadi all on piirkondlikud satraabid üles kasvatanud ja kujundanud terve põlvkonna pehmetest vikerkaare väärtustest joonduvaid noori, kel puudub elementaarnegi kontakt reaalsusega. Nüüd aga räägivad needsamad tädid ja onud niigi autismispektris paiknevatele ja ärevushäiretega kimpus olevatele värsketele põlvkondadele midagi jõupositsiooni saavutamisest ja koguni Venemaa tükkideks rebimisest. Taas väga raskekujuline kognitiivne dissonants, sest mida arvata, kui Venemaa põlvilisurumisele pühendunud Euroopa Liit maksis suure sõja 3. aastal nafta ja gaasi eest Kremli sõjakassasse koguni 22 miljardit eurot, toetades samal ajal Ukrainat 19 miljardiga. Kui kuuleme järjepanu vajadusest suurendada jõupingutusi ja olla valmis senisest veelgi suuremateks ohverdusteks, just nagu me Euroopa Komisjoni presidendilt Ursula von der Leyenilt sel nädalal kuulsime, siis peaksid sellised faktid mõjuma kainestava šokina ning rääkima vähegi mõtlemisvõimelistele inimestele väga selget keelt. Samas võib olla ka nii, et need jutud ja sõjakad üleskutsed on pelgalt suitsukatteks järjekordsele suurriisumisele. Teatavasti esitles Ursula von der Leyen mõne päeva eest raamplaani, mis kannab kõlavat nime Rearm Europe ja näeb ette panustada Euroopa kaitsesse koguni 800 miljardit eurot. Selle hiigelsumma üks osa tuleks liikmesriikidele täiendava fiskaalvabaduse, see tähendab laenukoormuse suurendamise vabaduse andmisest, et tõsta oma kaitsekulutusi 1,5% võrra SKP-st. Teine osa tähendab aga 150 miljardi euroni ulatuva ühislaenu võtmist. Von der Leyeni kinnitusel aitaks see liikmesriikidel nõudlust koondada ja koos hankida ning loomulikult saaks liikmesriigid selle varustusega Ukrainale tohutult toetust anda. Teemal, kust kõnealuline raha tuleb, jäi von der Leyen aga kidakeelseks, kuid kuulujuttude põhjal rahastatakse seda osaliselt umbes 93 miljardi euro väärtuses laenudest, mis on välja võtmata Euroopa Liidu COVID-19 taasterahastust. Süües kasvab isu, midagi pole öelda. Meenutagem, et see on seesama von der Leyen, kes sõlmis kümnete miljardite eurode ulatuses SMS-ide teel salatehinguid Pfizeriga ja hiljem kustutas sõnumivahetused. Seesama von der Leyen, kes olles veel Saksamaa kaitseminister, saatis kiirreageerimisüksuse soomukid välisõppustele, mustaks värvitud harjavarred, pardakahureid ja kuulipildujaid imiteerimas. Nagu praegugi tuvastati Bundeswehril suured varustuse probleemid, kusjuures need polnud paljuski kinni mitte rahas, vaid eestkätt oskamatus planeerimises.
Tähendab, raha justkui oli, aga seletamatul kombel kadus sellest suur osa kuhugi lihtsalt ära. Meenub kodumaine huumoriklassika. Aga kuhugi see 800 000 on läinud. 800 miljonit. 800 miljonit, no ja, raha. Ei tea, ei ole õrna aimugi kõik, puru paljas, mitte midagi enam. Polegi nagu midagi olnud üldse, aga mälestus 90-ndatest on ikkagi ilus. Riisumise võimalustest rääkides tasub peatuda ka uudisel, et Londoni kohtumise järgselt võtsid Euroopa relvatööstuskorporatsioonide aktsiahinnad kiiresti suuna üles. Pole ka ime, kui silmapiiril terendavad sadadesse miljarditesse ulatuvad riiklikud tellimused. Aga fassaadi taha vaadates näeme me mida? Näeme seda, et sama seltskond, mis sai mõne aasta eest võimaluse rikastuda niinimetatud koroonavaktsiine tootvate korporatsioonide aktsiaid soetades, saab nüüd võimaluse võtta välja uus ja veelgi üüratum rahahunnik, soetades sedapuhku sõjatööstuse korporatsioonide aktsiaid. Skeem on ikka sama. Globalistlike võimustruktuuride kaudu pannakse riigid kantima korporatsioonidele tohutuid summasid maksumaksjate raha, mis kanaliseeritakse siis omakorda nende korporatsioonide aktsionäride taskutesse. Sisuliselt sama skeemi näeme ju ka rohepöörde näol. Vaatepildis, kus seltskond, kes ise tirib meid sõtta, hoiatab meid samal ajal, et valmistugem halvimaks, nagu seda tegid sel nädalal nii von der Leyen kui ka Macron, on midagi diaboolselt eemale tõukavat. Selles on midagi eriliselt kurja, meie üle justkui irvitataks. Sest halvimaks peame me tõesti valmistuma, aga mitte hoolimata Euroopa pseudoeliitide pingutustest halvima ärahoidmiseks, vaid paljuski just selle sõgeda poliitika tõttu, mida Euroopa Liidu ja enamiku Euroopa riikide valitsuste juhid on aastaid edendanud ja jätkuvalt edendavad, tuues globalistliku agenda väljamängimisel Euroopa rahvaste elulised huvid ohvriks. Mida kauem Euroopa juhtkond seda projekti jätkab, seda kindlam on, et asi lõppebki väga halvasti. Eeltoodu kõrval ei saa jätta tähelepanuta veel ühte olulist momenti. Nimelt, haistes uut võimalust oma visiooni teostamiseks, on üle Euroliidu taas aktiviseerunud föderalistid. Näiteks avatud Eesti fondi koosmeele auhinna laureaat, Eesti Vabaühenduste Liidu missiooniinimene ja tühisüdamelise liikumise kõigi Eesti aktivist Silver Tambur arvab, et eurooplased peavad heitma kõrvale vanad, meid killustavad dogmad ning rajama Euroopa Liidust tõelise föderatsiooni, mis suudab kaitsta oma rahvaid ning võtta vastutuse oma saatuse üle. Tambur viitab, et Euroopa Liidu praegune juhtimissüsteem on kohmakas ja aeglane, sest suuremad otsused vajavad kõigi liikmesriikide üksmeelt. Föderaalne juhtimine võimaldaks aga, tema sõnu kasutades, reageerida kiiremalt COVID-19 pandeemia või rändekriiside sugustele probleemidele. Mõistagi ravimikorporatsioonidele ja rändlejatele soodsas suunas, aga selle jätab ta targu mainimata. Tamburi arvates muudaks ühtne diplomaatiline strateegia Euroopa suuremaks geopoliitiliseks jõuks, paneks meid USA ja Hiinaga tõhusamalt konkureerima ning seisma paremini vastu Venemaale. Ja ehkki Euroopa demokraatia üheks nõrkuseks on olnud populismi tõus, leidub sellegi vastu rohtu, sest föderaalse süsteemi puhul eksisteeriksid vaid rahvuslikke äärmusi tasandavad üle-euroopalised parteid. Nii et palju huvitavaid algatusi iseseisvalt rohujuure tasandi mõtlejalt. Tahes tahtmata meenub sellist juttu kuulates endise marksistliku anarhisti Daniel Cohn-Benditi ning Euroopa Parlamendi demokraatide ja liberaalide liidu fraktsiooni endise esimehe Kiefer Hofstadi poolt 2012. aastal üllitatud toonase eurosaadiku Indrek Tarandi eestvedamisel eesti keeleski avaldatud Euroopa manifest, kus deklareeriti keerutamata. Euroopa peab lõpule viima selle, mida ta juba maailma tasemel alustanud on, globaliseerumise enda. Sellegi poolest ei saa kõik see juhtuda ühe asjata. Euroopa peab oma rahvuslikud teemonid nüüd ja igavesti maha raputama. Euroopa peab oma naba jõllitavaist rahvusriikidest jäädavalt edasi liikuma. On tarvis tõelist revolutsiooni. Euroopa föderaalne liit tuleb ellu kutsuda. Selline föderaalne liit, mis laseks Euroopal saabuvas rahvusluse järgses maailmas võimalikult kiiresti oma koha sisse võtta. Riigipead ja valitsused, kes ei soovi seda, on arad, laisad ja lühinägelikud. Raputagem nad nende loidusest üles. Näidakem nende võimetust neile peeglist.
ärgem jätkem neid rahule mitte ühekski päevaks. Liikugem koos teistsuguse Euroopa suunas, tuleviku Euroopa suunas. Pole kahtlustki, et praegune olukord pakub kirjeldatud visiooni jõustamise uuteks katseteks vägagi soodsat pinnast ning mida sügavamale liigutakse sõja jätkamise modaliteeti, seda soodsamaks pinnas muutub. Teame ju küll neid jutte, et raske aeg nõuab raskeid otsuseid ja nii edasi. Selles seoses on tähelepanuväärne, et praeguseks kujunenud olukorrast näeb tõsiseid probleeme ka Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, kelle tõdemusel ei ole Euroopa Liidus sageli otsuste tegemisel konsensust, mistõttu prognoosib ta Euroopas vähemalt kaitsevaldkonda puudutava tegevuse üha suuremat liikumist niinimetatud tahtekoalitsioonidesse. Siiski on USA's Georgetowni ülikoolis julgeolekuuuringute erialal väljaõppe saanud Vseviovi hinnangul praegu käes ajalooline hetk, kus kaalul on Euroopa eksistentsiaalsed huvid ja seda tuleks ära kasutada. Küsimuseks jääb, millistesse võimalikesse tahtekoalitsioonidesse möllitakse Eesti ja kelle tahtest need koalitsioonid ülepea juhinduma hakkavad. Vaevalt on keegi nii naiivne, et arvab jutu käivat Eesti rahva huvidest ja tahtest. Hoopis murelikuks teeb aga Eesti välisteenistuse aparaati juhtiva mehe seisukoht Ukraina sõja ja selle laiendamise võimalustega seonduvalt. Tsiteerin. Rahuni jõuame siis, kui õnnestub tõestada, et aeg ei tööta Putini kasuks. Ja selleks tuleb panna surve agressorile, mitte ohvrile. Ja siin on Euroopa ees üksjagu ülesandeid. Nii et ma loodan, et see kõhklus, kahtlus, mis on õhku paiskunud, saab Euroopa poolt hajutatud. Et Euroopa tõestab, et kui Ameerika peaks tagasi tõmbama, astume meie sammu edasi. Või nagu teatas meie järjekordne välispoliitika suurkuju Marko Mihkelson, pöördudes Euroopa avalikkuse poole. Tsiteerin, näitame ameeriklastele, et nad eksivad. Relvastame Ukraina ja võtame sõjast võidu. Ülaltoodust ilmneb üheselt, et niinimetatud Euroopa ei ole tegelikult rahust huvitatud. Ka Vseviov ise seab rahu saavutamise otsesesse sõltuvusse Venemaa lüüasaamisest või vähemalt tagasi tõmbumisest. Vseviovi sõnul, nagu öeldud, saabub rahu siis, kui õnnestub tõestada, et aeg ei tööta Putini kasuks. Aga paraku ta töötab ja tõestatult. Mis tõestatult ei tööta, on tõestamatu tõestamine. Huvile võimalikult pikalt vinduva sõja vastu viitab ka Vseviovi teine mõte. Kui Ameerika peaks tagasi tõmbama, astume meie sammu edasi. Jättes siinkohal kõrvale Euroopa võimaliku võimekuse üldse mingit registreeritavat sammu astuda, tähendab üks samm tagasi, üks samm edasi, ju tagasi jõudmist lähtepunkti ehk antud kontekstis status quo säilitamist. Ei midagi enamat. Ehk siis pole tähtis, kas 100 meetri või kilomeetri jagu päevas Venemaa roomaks ikka metoodiliselt edasi, iga uus päev tähendaks jätkuvat surma ja hävingut ning seda kõike Euroopa Liidu õnnistusel. Kuidas sellise programmi jätkamine peaks teenima Ukraina huve, jääb paraku suureks mõistatuseks. Tunduvalt lihtsam on mõista, kuidas see teeniks aga selle globalistliku seltskonna huve, mida esindavad eelnevalt osutatud libapatrioodid. Need ja paljud muud märgid osutavad paraku järeldusele, et ju ei ole Euroopa liiga kaua saanud tunda sõda ja sellega kaasnevaid kohutavaid koledusi. Vastasel juhul nii kangesti Trumpi rahupüüdlustele vastu ei töötataks ja sõjatrummi ei taotaks. Tõsiasjale, et Euroopal mitte mingit reaalset rahuplaani tegelikult ei olegi, osutas Fox Newsile antud kommentaaris ka USA asepresident J.D. Vance. Yeah, Sean, here's the problem with the Europeans. And a lot of these guys are our friends, they're our allies. We, of course, the president has a great relationship with a lot of European heads of state, and so do I, but they need to be realistic. Mm-hmm. And the craziest part about this, Sean, is that sometimes you'll have European heads of state who in public will puff up their chest and say, we're in it with President Zelensky for the next 10 years. And then in private, they'll pick up the phone and say, this can't go on forever. He has to come to the negotiating table. So I honestly don't care what the Europeans say in public. What I care is what they say in private, and what they need to be saying to President Zelensky is this can't go on forever. The bloodshed, the killing, the economic devastation, it's making everyone worse off.
the only pathway, I think, back to peace and prosperity is what the president is trying to accomplish. Now we look back. Et Vance'i vaade on igati adekvaatne, see kajastus omakorda Taani peaministri Mette Fredrikseni avaldusest, kus ta andis kaamerate ees mõista, et Euroopa pelgab Venemaaga sõja lõppemist rohkem kui sõja jätkumist. If we end this war now with some kind of a frozen conflict, a ceasefire, it will give Russia the possibility to return to Russia, to mobilize more funds, people, and maybe to attack another country in Europe. Paraku on reaalsus Fredrikseni vaates pea peale pööratud, sest Euroopa riskib suurema sõja saamisega mitte toetades Ukrainas rahuni jõudmist, vaid just nimelt jätkates sõda ja astudes Venemaaga sõjalisse konfrontatsiooni. Ehk tehes seda, milleks praegu palavikuliselt võimalusi otsitakse ning millest hoiab tagasi vaid sisimas omaenda nõrkuse tunnetamine. Trumpi poolt Euroopale saadetud sõnum, et kui tahate Venemaa vastu sõtta minna, peate seda tegema ilma meid selja taga omamata, on asetanud Euroopa lahendamatuna tunduvasse ja seetõttu paralüseerivasse kahvlisse. Kontrastina pakub tervemõistuslikku vaadet Chad Matlock, kes oli USA viimane suursaadik Nõukogude Liidu juures. Tsiteerin. Tõepoolest, kõik, kes on huvitatud pigem rahust kui tuumasõja väljavaatest, peaksid president Trumpile toetust avaldama. Lõppude lõpuks, kui sõda lõpeb ja Venemaa tuuakse tagasi koostööpõhistesse majandussuhetesse Euroopa ja USA-ga, võidavad sellest kõik. Kui aga sõda ja Venemaa isoleerimise püüdlus jätkub, kannatavad kõik. Ma ütlen seda mitte Trumpi toetajana, ma ei hääletanud tema poolt ja olen olnud enamikku tema sammude suhtes kriitiline. Aga mis puudutab sõda Ukrainas ja suhteid Venemaaga, siis usun, et ta on õigel teel. Toonitades, et otsesuhtluse taastamine Venemaa ja Ameerika presidentide vahel on iga lahenduse oluline eeltingimus, lisab Matlock. Minu osutused põhinevad aastakümnete pikkusel diplomaatilisel kogemusel külma sõja lõpu läbirääkimistel ning nii Ukraina kui ka Venemaa nende keelte ja ajaloo põhjalikul tundmisel. Olen uhke, et minuaegne diplomaatide põlvkond saavutas rahumeelsete läbirääkimistega tervikliku ja vaba Euroopa. Olen jahmunud, et järjestikused Ameerika presidendid ja Euroopa juhid heitsid kõrvale külma sõja lõpetanud diplomaatia, loobusid lepingutest, mis ohjeldasid tuumarelvastumist ja kutsusid esile uue külma sõja, mis on nüüdseks muutunud kuumaks. Kokkuvõttes ei ole võimalik vaadata mööda asjaolust, et meie, laiemalt Euroopa Liidu ja kitsamalt Eesti minapilt on olnud äärmiselt habras, rajatud reaalsusega teravas vastuolus olevatele kunstlikele konstruktsioonidele. Vundamendiks ei ole mitte kindlameelne tahe olla, vaid igikestvad end lootusetult naeruvääristavad püüded näida. Püüdlused, mis kõnelevad mitte lihtsalt ebaküpsusest, vaid märksa tõsisemast ebaadekvaatsusest. See ongi kõige klassikalisem alaväärsus ehk Napoleoni kompleks ja vaid muinasjuttudes õnnestub peategelasel iseennast, kusjuures koos hobusega patsipidi soost välja sikutada. Reaalses maailmas algab kõik ausast peeglisse vaatamisest, oma tugevuste ja nõrkuste ausast kaardistamisest ja tunnistamisest reaalses vastavuses meid ümbritseva ruumiga. Sellele järgnevad kaine planeerimine ja sätestatu rahulik sihikindel elluviimine. Eesmärgipäraselt ja vaoshoitult, ilma liigse, eelistatavalt üldse ilma igasuguse kisata. Vastasel juhul tuleb meil läbi teha samasugune kannatuste ja eneseleidmise tee, nagu peategelasel Kornei Tšukovski raamatus Tibu. Kujunenud geopoliitilises olukorras on mainitu ühtlasi igati kohane lugemissoovitus. Niisugune sai seekordne välispoliitika kommentaar, põhjalikum kui planeeritud. Tänan kõiki, kes on juba nende kommentaaride projekti käimatõmbamisele kaasa aidanud. Ühtlasi kordan aga üleskutset anda sellesse projekti omapoolne panus, et tuua praegusel kriitilisel ajal Eesti totaalselt ühekülgsesse välispoliitilisse avalikku arutellu reaalselt Eesti huvisid esikohale seadvat iseseisvat mõtlemist ning muuta seeläbi Eesti välispoliitilise avaliku arutelu raamistikku. Minu jaoks on see projekt ühelt poolt väga oluline, ent teiselt poolt tähendab see ka palju lisatööd, mida ma ei suuda üksi ära teha. Seega sõltub projekti tulevik paljuski sellest, kas leidub inimesi, kes tahavad ettevõtmisele omalt poolt kaasa aidata. Panuse andmiseks vajaliku info leiate minu kodulehelt.
tänan teid kaasa mõtlemast ja kohtumiseni järgmisel nädalal.